Et tere kõigile ja on siis jaanuarikuu 2026 hakkab juba lõppema, eks ole. Ja nii palju on juba juhtunud selle lühikese ajaga sellel uuel aastal. Ja väga-väga kõva tempo on, kas pole nii? Et see on ikka tõesti, midagi ikka väga toimub, väga tugevad asjad toimuvad. Ja tänase sõnumi aluseks ma võtaksin 4 kirjakohta ja te võite need endale üles märkida või piiblist välja otsida või pärast järele kuulata, et seda lugeda, sest need on väga olulised asjad, ma usun, et kogu järgmiseks aastaks. Need kirjakohad on siis kõigepealt psalm 89:15, siis psalm 1, peatükk 1, 2-3, siis on meil Malakia 3, 18-20 ja vaatame ka 1. Peetruse 3, 14-15. Nii et ma siis loen kõigepealt selle laulu 89:15. Õigus ja õiglus on su aujärje alus, heldus ja ustavus käivad su palge ees. Ja üks teine tõlge ütleb siis, su auline troon tugineb õigluse ja õiglaste kohtuotsuste alusele. Arm ja tõde saadavad neid, kes käivad sinu ees, Jumal. Laul 1, 2-3 ütleb nii. Vaid kel on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad, siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi. Ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Nüüd sama on siis Passion piiblist. Tema kirg, siis selle kirg, kes on õige, kes armastab Jumalat, kes uurib tema sõna, tema kirg on jääda truuks, mina olen sõnale. See mina olen on siis see, kuidas Jumal ennast nimetas. Kui Mooses küsis ta käest, kes sa oled, mis su nimi on? Mina olen. Tema kirg on jääda truuks, mina olen sõnale, mediteerides päeval ja öösel valguse tõelise ilmutuse üle. Ta seisab nagu õitsev puu, mis on istutatud Jumala kavatsuse järgi, sügavalt juurdunud õndsuse ojadesse, kandes vilja igal eluaastal. Ta ei ole kunagi kuiv, ta ei närtsi kunagi, on alati õnnistatud ja alati jõukas. Fantastiline, eks ole? Halleluuja! Ja ma jõuan veel Malakia kirjani ka, aga nii et seda sõnumid läbivad siis Jumala õiglus, õigus, see, kuidas me peaksime olema juurdunud ja rajatud Jumala sõnasse, olema ühendatud tema allikatega pidevalt. Ja see on see, kui see aeg, mis meil ees seisab, eeldab seda. Ilma selleta meil on väga raske minna edasi. Aga Jumalal on midagi väga, väga imelist ja suurt ja head valmis pandud, nii et võtame täna siis, kuulame, mis tal on öelda meile. Eks ole olnud ju need viimased aastad päris rasked. Aus olles, eks ole. Ja paljudes valdkondades on tundunud, nagu elu oleks pausil. Ma tean, mida ma räägin, ma olen ju teiega suhelnud ja teiste kristlastega ja me oleme jaganud üksteisele oma südant ja kogemusi. Ja vahel on tundunud nii, et edasi liikumine ja areng on kuidagi nagu võitlustega seotud, väga raske on olnud, eks ole. Ja siis sa oled mõelnud, et kas üldse läheb kunagi paremaks või ongi nii või peamegi niimoodi elama selle koormaga oma kukil. Teate, ei pea. Meil on ikka häid sõnumeid ja me teame, et Jumal on see, kes kõike valvab ja saadab korda kõik, mis ta on öelnud. Kas pole nii? Ta on öelnud, meil on tema sõna, tema tõotus ja ta saadab selle korda, mis ta on öelnud. Ja me kõik oleme tähele pannud, et maailmas toimuvad väga kummalised asjad. Ja nüüd ma läheksin siis selle Malakia 3. peatüki juurde, Malakia 3, 18-20 ja vastavalt sellele kirjakohale
on Jumal tegemas kahte asja praegu. Kõigepealt ta on kohut mõistmas ülbete ja ülekohtuste üle, ta on maha kiskumas kurjuse süsteeme, diktaatorlikke režiime ja pettusi. Kas see pole nii? Ja teiseks, Jumal on kaitsmas oma õigeid oma tiibadega. Tema katab meid oma tiibadega, tema tiibad varjus me liigume, oleme õnnelikud ja rõõmsad. Ja need kaks asja praegu toimuvad. Ja nii, et hoiame tema tiibade varju, eks ole, ja meil ei pea olema hirmu. Ma loen Malaakia 3:18-20. Ja te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes ei teeni. Sest vaata, päev tuleb nagu põlevahi ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede Issand, ega jäta neile juurt ega oksa. Aga neile, kes te mu nime kardate, me kardame tema nime, me austame, eks ole, teile tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Paranemine toimub. Mis siis, et maailmas on kaos? Mis siis, et toimuvad asjad, mida me alati ei mõista, aga tema tiibade all toimub paranemine ja meile tõuseb õiguse päike. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuumvasikad. Võtame selle vastu. Halleluuja. Halleluuja. Ja maailm vaatab selle peale, et mis nüüd siis toimub, et vau, et peaks kartma ja mõtlema, et vau, et kuule, see maailm ikka läheb hukka ja nojah, aga ta peabki minema, see kuri peabki kaduma, see ei saa ju kesta, eks ju. Me näeme ju, kui hirmunud ja paanikas on selle maailma süsteemid ja nad lagunevad ja nad kaotavad oma mõju. Aga meie lööme kepsu rõõmust, sest tema on meiega. Halleluuja. Jumal on hea. Ja paljud küsivad, sinu käest ka kindlasti on küsitud, minu käest küll on küsitud, et mis siis hakkab saama, et sa oled nüüd usklik inimene, et mida sa siis ütled meile, et kas sul on vastus olemas? Kõikidele asjadele ei ole meil vastuseid, ei ole. No kas peab olema? Me ei tea kõike. Aga see lootus, mis meis on, seda me peame küll inimestele jagama. See on Jumal meie sisse pannud ja Jumal julgustab meid selgitust anda. Ja Jumala rahvana tegelikult, me oleme ju alati vabad hirmust ja inimesed ju märkavad seda, eks ole. Isegi kui me peame õiguse pärast kannatama, kas sa oled õiguse pärast kannatanud, teed midagi õiget ja kannatad selle pärast, sest sind ei mõisteta. Või mõistetakse hoopis valesti. Noh, maailmas öeldakse nii, et tee head ja nii edasi, eks ole. Saad siis vastava tasu head tehes. Aga Piibel ütleb meile, et kui me ka peame õiguse pärast kannatama, kui me peame tõe pärast kannatama, sellepärast, et me julgeme tõde rääkida, siis seda tugevamalt hingab Jumala vaim meie üle. Seda suuremalt ja võimsamalt on tema arm meie üle ja tema tiivad kaitsevad meid. Nii et ärgem kartkem sellel aastal tõe eest ka kannatada. Ärgem kartkem, sest Jumala vaim hingab teie üle. Meie jääme temasse ja tema troon ja tema kuningriik valitseb üle kõikide asjade. Ja seda julgustab tegema meil ka 1. Peetruse 3, salm 14 ja 15. Aga kui te ka kannataksite õiguse pärast, siis te olete ometi õndsad. Ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igale ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Inimesed ju näevad, et meil on lootus. Nad näevad, et sa särad, nad näevad, et sa kuidagi oled teistsugune, peaksid ju pabistama. Meil ei ole vaja kellelegi midagi tõestada, meil ei ole vaja vaielda, meil on lihtsalt elada vaja tema hingamises ja suures rahus, sest me oleme tema soositud rahvas, me oleme tema armastatud rahvas. Ja kui me siis kellelegi midagi selgitame, siis me teeme seda respektiga selle inimese vastu, eks ole. Me ei sõima oma vaenlasi, kui meil neid on, me õpime nendega koos elama. Ja Jumal valitseb kõige selle keskel, eks ole ju. Kurjad vaimud peavad vaikima, see on see aeg.
Niisiis jah, et on siis küsitud jah, ja on kardetud, et ikka päris kohutab, et ilmselt ikkagi midagi ikka hirmsat peab juhtuma, et see kõik lõpeks. Jah, loomulikult Jumal peab kurjusele lõpu tegema, sest keegi meist ei jääkski muidu ju ellu, on ju. Aga on jällegi lootuse sõnum. Selleks, et sündida saaks uus, peab ju vana lõppema, eks ole. Ja sellepärast me näeme neid asju, mis me ümber on. Ja mulle alati on meeldinud nendel hetkedel meenutada, loomulikult kõigepealt on Jumala sõna, mis meid julgustab. Aga on üks laul ka, te teate seda, Birgit Sarap on seda esitanud, need on Mihkel Mattiiseni sõnad, ta on selle koos Silvia Soroga need sõnad kirjutanud ja need on väga nagu piibelliku sõnumiga. Ja üks osakene on siis, loen teile ette. Iga lõpp ei ole muud kui algus uus algus. On vaja ööd, et päev tooks valguse, eks ole, enne kõige pimedam hetk on just enne seda, kui algab päev. Et uus saaks alguse, mis möödunud, jäägu kaugele, et uus saaks taas alguse. Küll see on ilus laul, küll see on hea laul, eks ole. Nii et selle maailma korra lõpp viib meid uue alguse juurde. Ja Jumala sõna annab meile selge juhise maailmas toimuva kohta ja julgustab meid. Vastavalt ajaraamatu 2020 julgustab meid uskuma Jumalasse, mida me võime inimest öelda. Uskuge Jumalasse ja uskuge tema prohveteid. Siis teil läheb hästi, siis teil õnnestub. Ärge jookske sinna nõidade juurde. Mida nemad ka teavad? Küsige Jumala käest, kuulake Jumala prohveteid. Kuulake Jumala prohveteid. Ka Kristuse ihule on see sõnum. Kuulake Jumala prohveteid. Teise ajaraamatu 2020 ütleb täpselt nii. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Me teame ka seda, et Jumal ei tee midagi ilmutamata oma nõu, oma sulaseile prohveteile. Nii et täna ma annangi mõned sellised prohvetlikud sõnumid, mida siis tunnustatud ja läbi proovitud prohvetid on selle aasta kohta öelnud maailmas toimuva kohta, et see kinnitaks meid ja julgustaks meid ja suunaks meie palveid ja ka tegevust, mida me tegema peame. Sest Jumal tahab, et selle maailma silmad pöörduksid ära ebajumalate pealt, nõidade, siis sensitiivide pealt ja pöörduksid Jumala poole, ainsa Jumala poole, kõikide valede religioonide pealt Jumala poole. Ja sellepärast toimub üks selline kihin ja podisemine kogu maailmas, et inimeste tähelepanu saaks pöörduda ainult tema poole, kes on loonud taeva ja maa ja kes saatis oma poja, kes ilmutas meile isa plaani, kes andis oma elu, kes lepitas inimkonna isaga taevas. Tema läbi on meil pattude andestus. Jumal ei jäta kunagi oma rahvast teadmatusse, sest just tema rahvas, just sina, kallis õde ja vend, oled see, kelle läbi Jumal annab teada sellele maailmale, mida ta teha tahab. Ja tema rahvas on esimene, kes teada saab, mis toimub. Niisiis, mida siis prohvetid räägivad? Ma annan edasi sõnumi. Prohvet ja pastor, ta on siis One Voice Ministry alustaja ja samuti ka Host of Lords koguduse pastor. Ta Hank Kunnemann, kõik teavad teda, eks ole, selles koguduses teda teatakse. Ja enne kui ma räägin selle aasta sõnumitest, ma tuletan meelde, mida ta ütles 2024. aasta kohta ja need asjad täitusid. Ja just sellepärast ma tuletan seda meelde. Ja see on nüüd siis ülemöödunud aasta kohta. Kohtu otsus on tehtud. Ja Jumal räägib siis, koos minuga istuvad taevakohtus 24 talle vanemat ja nad istuvad siin, sest 24. aasta maa peal saabuva valitsuse nihke tõttu,
mis mõjutab riikide juhte, poliitikat, seadusandlust, õiglust ja kohtunikke. Me teame, et suured nihked algasid, kui Donald Trump valiti 24. aastal USA presidendiks. Ja sest 24 vanemat on hoidnud oma kätes minu rahva jäägipalveid. Ja igavene eestkostja Jeshua on seisnud 24 vanema seas, kes koguvad teie palveid, kes te olete palvetanud. Seetõttu oleme jõudnud kohtuotsuseni ja see, milleni me oleme jõudnud, see kohtuotsus on sissepääs ülejäänule, mida ma teile olen öelnud. Minu õiglus saab valitsema, ma paljastan kulisside taguseid salajasi kokkuleppeid ja altkäemakse, seetõttu pange tähele, kuna ma sekkun. Ma nõuan, et süüdlased saaksid kohtu ette toodud, me oleme seda näinud 2 viimase aasta jooksul ja see jätkub loomulikult. Ja nüüd, kuna ta nimetas ka Eestit siin, siis ma ühe lõigu veel sellest üle-eelmise aasta prohveteeringust loen. Pöörake tähelepanu, seal on palju märke. Ma suitsetan selle välja Iraanis, ma paljastan selle Süüria pinnasest ja ma raputan seda Eestis ja ma kutsun selle välja Ukrainast. Et kui prohvetid prohveteerivad, siis seal on natuke nagu mõistukõne, aga need nimed on nimetatud ja me näeme, mis nendes riikides toimub ja me näeme, et Eesti on seotud väga kogu selle looga, mis siin Euroopas toimub. Jumal on näitamas planeet Maale seda kurjuse plaane ja planeerimist ja strateegiat. Ja seda, et tema on üle kõikide ja tema võim on üle kõikide võimude. Ja nüüd siis võtame selle aasta kohta, mida Hank on öelnud. Jumal on julgustanud meid vaatama maa peal toimuvat sündmusi või struktuure, kui mitte püsivad. Need ei jää püsima. Need kurjuse struktuurid juba langevad, me näeme, eks ole. Ta on tulnud rahvastele näitama, et temal on kõrgeim vägi võim üle kõikide asjade. Nii et meil ei ole vaja üldse nagu tunda muret selle üle, kuidas vastata usklikele, kes arvavad teistmoodi. Lihtsalt vaatame, elame, näeme ja kiidame Jumalat. Tema on kõige kõrgem. Tema saab kõigega hakkama, eks ole. Küll tema tegeleb nende inimestega, kelle kohta me arvame, et ta ei ole see õige või see on see õige või siis erinevate, ütleme, usundite omavahelise vaidluse. Me ei peaks häirima olema sellest, sest Jumal saab hakkama iga inimesega. Meie ei pea siin midagi paika panema. Ta lihtsalt ütleb, et pöörake tähelepanu, sest Jumala vaim on öelnud, et ta lammutab islami režiime järgmistes riikides. Albaania, Bosnia, Liibüa, Türgi, Süüria, Egiptus, Iraak ja Iraan. Eks ole, see, mis Iraanis toimub, see on režiimi langemine. Ja Jumal toob nendesse piirkondadesse radikaalseid režiimi muutusi ja nihutab asju nii, et inimesed pöörduvad ära valedest religioonidest ja hakkavad kummardama Jeshuat, ainsat ja tõelist ja elavat Jumalat. Ja Jumal ütleb, te olete kuulnud Jeeriko müüridest ja sellest, kuidas need langesid. Ja praegugi on neid maa peal, kes ütlevad, see küll ei ole võimalik, see ilmselt jääbki nii. Aga mina ütlen teile, ärge kartke. Need ei ole igavesed sündmused. Ma ütlen teile, ma kisun maha Jeeriko müürid, ma kisun maha infrastruktuurid, kisun maha müürid, tegelen kuningatega. Tema tegeleb kuningatega, meie ei pea neid paika panema. Kes on õige, kes on vale. Jumal tõstab kuningaid ja võtab neid maha. Ta ütleb, mina tegelen kuningatega. Ja neid külastab minu vaim. Jumala vaim hakkab neid külastama. Kõik Putinid ja mis iganes nimed, Jumala vaim hakkab neid külastama ja nad saavad olema väga häiritud ja väga kohutatud. Aga Jumal ütleb, ma olen tulnud rahvaste juurde sel ajal, et näidata, et mina olen Jumal. Ja ei ole kedagi teist. Seepärast pöörake tähelepanu, ma räägin islamist isegi. Sellel ei ole sellist haaret, nagu paljud arvavad, sest ka see langeb. Ja ma tuletan teile meelde, vaadake rahvaste ajalugu, neid, kellel on Kristuse seeme ja juured selles. Paljudes islamimaades on tegelikult ju kristlikud juured, eks ole, me teame seda. Ja juured selles, aga islam tuli vahepeal sisse ja pettis paljusid sajandite jooksul.
Nüüd aga ma seisan taevaste ja maa jumalana ning pöördun taas nende rahvaste poole ja kisun maha islami režiimid maa pealt. See on minu päevakorras. Nad on minu nimekirjas, et tuua radikaalseid muutusi, nihutada asju tagasi sinna, kus hääl ei tule enam vale kummardamisest. Midagi tõuseb maa peal ja te näete seda oma ekraanidel. Jeshua, Jeesus saab olema maade rahvaste hüüd. Maade ja rahvaste hüüd. Ja kui nad seda teevad, siis ma toon vabaduse. Ma annan vabaduse. Ma toon vabaduse. Jumala nimi, Jeshua nimi, Jeesuse nimi saab olema nimi üle kõikide teiste nimede. Nii, Hank Hunnemani sõnumiga on praegu siis lõpp siin. Nüüd on veel üks Craig Connie, Portadown Põhja-Iirimaalt ja see on tulnud 21. jaanuaril 2026, alles nüüd. Ja see on päris huvitav, et ajame nüüd oma kõrvad kõik kikki, see on väga julgustav. Kõige selle kaose keskel, mis praegu on toimumas, on alati Jumalal julgustav sõnum, kui me hoiame tema tiibade varju, ükskõik millises olukorras sa oled. Muutus on tulemas ja see saab olema kiire. Ole valmis kiireks muutuseks. See on oluline aeg üleminekuks uutele ülesannetele, kohtadele, rollidele, positsioonidele, vastutusele, joondumisele ja suhetele. Võta see vastu, võtad vastu, see toimub sinuga. Halleluuja. Paljud neist muutustest viivad uutele mõjuvõimu, autoriteedi ja soosingu tasemele. Halleluuja. Jumal on ju meile seda tegelikult rääkinud ja see ainult kinnitab, eks ole. Mõne jaoks mõjutab see teie ettevõtteid. Kellel on ettevõte? Võtke vastu. Autoriteedi, nii, te muudate suunda, laienete, ühinete ja haarate kinni uutest võimalustest. Teiste jaoks ma näen geograafilisi muutusi ja te olete seda juba mõnda aega tajunud, kuid olete olnud vastumeelsed sammu astuma. See saab nüüd selgeks, nüüd on aeg. Mõnede jaoks on see muutus seotud teenimisega. Vana ülesanne on lõppemas. Nagu ma enne ütlesin, sa tunned, et nagu paus on peal ja nagu kuidagi ei ole seda edasiminekut, aga on uued asjad ootamas ja tulemas. Vana ülesanne on lõppemas, te olete tundnud, et on tõusmas arm uute asjade jaoks. Uus võidmine on tulemas millegi jaoks, mis näeb välja täiesti teistsugune. Nii et see võib teistsugune välja näha ka natukene, eks ole, aga Jumal annab meile ära tunda. Mõnede jaoks on see suhetega seotud. Olete läbi elanud pika üksinduse ja isolatsiooniperioodi. Teie südame sooviks on sügav ühendus. Olge valmis ära tundma ja vastu võtma neid, keda Jumal teie ellu saadab. On tunne, nagu oleksite pikka aega pausil olnud, kinni jäänud mingi ootemustrisse ja käinud ikka ja jälle sama mäe ümber teatud tegevusega, aga väga vähese edusammuga või edasiminekuga. Ja see on olnud masendav ja kurnav ja paljud teist on tüdinenud. Aga nüüd Jumal ütleb teile 2026 aasta alguses jaanuaris, tõstke oma ootusi, muutus on tulemas. Õnnistused on teel, halleluuja. Ja see isegi juhtub nii, et te küsite, et vau, kuidas ma siia nüüd sattusin? Kuidas ma siia sattusin? Mõnel on juba jaanuaris juhtunud. Vaatad, kuidas ma siin olen. Olin alles seal ja nüüd olen jah ookeanis keset laineid. See on niisugune väike pisike asjakene, aga need, mis panevad siin niimoodi küsima, et kuidas ma nüüd siia sattusin, see peab midagi suurt olema. See peab midagi suurt olema. Nii et aga Jumal ei taha sind sinna saata ilma, et sa oleksid selleks ette valmistatud, et sa ei läheks, ei reageeriks üle, ei šokeeruks üle, ei hakkaks üle mõtlema või nii-öelda emotsioonides keema. Ta tahab sind valmistada ja ta ütleb sulle, pühitse ennast. Raputa maha eelmise hooaja pettumused, andeks andmised, võta ja anna andeks, eks ole, ja viska kõik see praht ja prügi lihtsalt minema, et sa saaksid edasi liikuda.
Sest Joosua ütles ka ju oma rahvale, enne kui ta läks tõotatud maale, et nüüd 3 päeva pärast me läheme üle, nüüd pühitsege ennast. Sest homme teeb Jumal imesid. Nii et olge valmis. Ta viib teid kohtadesse, kus te pole varem käinud, nii füüsilistesse, vaimsetesse, suhetesse. Halleluuja. Ja see tuleb nii kiiresti, et see üllatab teid. Ja sellepärast ma julgustan teid ja ka iseennast võtta tõsisemalt neid vastutusi. See ei ole ainult nii, et tuleb, oi kui tore, saame, meil on hea olla, meil on vaja hea olla, me oleme tüdinud kõigest, aga see tähendab loomulikult, et me oleme sellest tüdinud, mis on olnud, aga Jumal on õpetanud meid ka selle tüdimuse ajal nagu taluda seda, nii-öelda väsimustaluvus on ju kasvanud, eks ole, ja see on väga oluline, et need olukorrad tõesti vajavad sellist tugevat treeningut, karakterit, vastupidavust ja et on ka vastutus. Et see, mis Jumal sulle annab, see tähendab ka, et sa omad sellist suuremat võimekust hallata seda olukorda ja vastutada, mida sa teed, kuidas sa kuulad Jumalat. Et sa pälviksid ka selle uue tasemega selles uues väärikuses, sest me oleme kuninga esindajad. See on Jumala väärikus, mis peab välja paistma. Ja Jumal kutsub meid rohkem aega võtma palvetamiseks, kuulamiseks. Hakake päevikut pidama, kui te siiamaani pole pidanud. Ja otsige Jumala ilmutusi. Ja kui võimalused avanevad, siis kasutage neid. Ja isegi kui te tunnete ennast hirmununa või ebapiisavana või sa ei ole väärt sealt uksest sisse astuma, mine astu edasi, astu uksest sisse. Sest see on see nii-öelda piiri vana ja uue vahelise sellise piiri ületamise hetk praegu. Sellel aastal toimuvad asjad. Nii et palume, et Jumal aitaks meil püsida meie trajektooril ja et me ei muutuks pealiskaudseks või kui me oleme olnud pealiskaudsed, siis palume, et Jumal aitaks meil olla täpsem. Et me võiksime eemaldada kõik need kergemeelsed segajad, otsime tema palet ja pürgime tema ligiolu poole. Nii et oleme selleks valmis. Halleluuja. Amen.